Tervist. Mina siis Viljandist räägin teile, mis me vahepeal teinud oleme või mida me teinud ei ole. Ja töötan praegu planeeringute spetsialistina arhitektuuriametis. Varem ma olin haljastusspetsialist ja olin selle KIS-i teemaga ausalt öeldes natuke isegi tegin rohkem tööd kui praegu. Ja 2 aastat tagasi ma tegin ka ettekande, mida me Viljandis teeme. Ja väike tagasivaade, kuna miks ma täna üldse siin olen sellepärast, et ma lõpetasin oma ettekande sellise üleskutsega, siis ma ei saanud lihtsalt Aivole öelda, et ma ei tule teile nüüd rääkima, eks ole, kuigi ma tunnen, et ma ei ole midagi teinud. Nii sellepärast oleme siin. Nii et aga võtke tegelikult seda tõsiselt, et tookord ma tundsin küll, et mul ei ole midagi rääkida, aga tegelikult oli küll, et ikkagi kui te tehakse ettepanek, siis tulge rääkima. Ja veel tagasi vaadates, siis eelmine kord oli minu peamine sõnum, oli see, et kõik algab andmetest, et kui sul neid ei ole korrektseid ja kui sa neid korralikult ei halda, siis ei tee sa tegelikult mitte midagi ja kõik, mis sa teed, see võtab vähemalt 10 korda rohkem aega, kui sa arvad. Ja täna räägin teile siis tervelt 8 asja ja võtame veel kord tagasi, vaatame, mis sai meie kalmistupuude inventuurist, mis tookord oli veel täiesti töös. Siis vaatame veel linnamaade kasutusandmekihti, mida ma ka tookord tegin. Siis vaatame, kuidas me linnamaad kasutusse üldse anname ja kuidas see rakendus meil töötab. Siis juba mainitud kaunis Viljandi andmekorjast natukene. Siis näitan mingeid muid hästi lihtsaid rakendusi ja kasutusi, mis me Viljandis oleme teinud. Veidi Ukraina kogemusest hästi pisikesed. Natukese üldplaneeringust ja lõpuks või viskan juba praegu õhku, kas spetsialist on kohvis üldse vajalik. Et väga intrigeeriv küsimus, ma tean. Te mõelge selle üle, me tuleme selle juurde lõpus tagasi. Ja meil oli siis, algselt oli see kalmistupuude inventuur oli meil päris alguses, ma tegin selle Microstationis ja ülesanne oli see siis saada ArcGIS-i, meil oli siis punktobjektide kihid ja tekstikihid Excel tabelandmetega ja selle töö ma tegin lõpuni ära, see on meil ilusti ArcGIS-is olemas, see on täiesti kasutatav kiht ja uuele haljastusspetsialistile läks see üle ja seda nad kasutavad praegu. Üks on siis see valgel põhjal kaart on siis meie see töökiht, eks ole, kus siis on andmed konkreetsete puude kohta, seal on kõik kalmistutel olevad puud, välja arvatud elupuud, sest neid on lihtsalt nii palju, et neid me tookord ei pannud lihtsalt sinna kirja, aga kõik muud puud on ära inventeeritud, mis nendega peaks tegema või millises seisnud on. Pildikataloog on muidugi eraldi endiselt, et see oli nii suur töö, et seda me ei jõudnud siia sisse panna veel. Pilt on muidugi ka mitu tuhat, eks ole. Ja siis on veebirakendus, mida siis kasutab meie linnahoolduse kalmistuhaldur. Kui tal on mingi küsimus või tähelepanek mõne puu kohta, siis ta saab sealt kiiresti selle info kätte ja edastab selle haljastusspetsialistile. Ja samuti on hea jagada seda rakendust näiteks arboristile, kui on vaja mõni puu maha võtta või hooldada. Et see on avalik kaart, niivõrd kuivõrd avalik, et see ei ole nagu kõigile kätte saadav, need, kes teavad, kus saab, need teavad ja saavad. Siis uute andmete loomine. Alustasin tööd, siis, et kuidas linnamaad üldse kasutatakse, kes kasutab, kuidas kasutab ja nii edasi. Ma pean tõdema, see töö on täpselt samas seisus, kus ta oli 2 aastat tagasi. Ja see on nüüd see koht, kus võtab vähemalt 10 korda rohkem või veel rohkem aega. Ja miks ta on samas seisus, nagu ta on 2 aastat tagasi, on see sama viimane intrigeeriv küsimus. Tuleme selle juurde võtaks hiljem tagasi. Siis maa kasutuse andmise rakendus. Põhimõte on siis see, et kui keegi soovib linnamaad kasutada, mis iganes eesmärgil, siis ta teeb meile taotluse, ametnik menetleb selle ära, saadab linnavalitsus annab korralduse. Ja siin on nüüd kahed andmed, ühed on siis pindobjektid, teised on punktobjektid on reklaamkandjad lihtsalt. Ja siin on näha siis, mis seisus see asi on, kuupäevad, mis ajast, mis ajani, kui suur ala, mille jaoks ja tingimused, mis on siis korraldusega kinnitatud. Ja kogemus on see, et see on täiesti töötav rakendus andmete haldamisel. Samuti
väga hea infovahetuseks, eriti poliitikutele, sest nemad küsisid selle kohta kõige rohkem või siis ka kes iganes tahtis teada, et mis jaoks kasutatakse ja kas on ikkagi, kas sellel on luba antud või mis seisus see asi on. Paraku töötas see väga hästi senikaua, kuni oli spetsialist, kes sellega tegeles. See oli mina, nüüd ma olen uue ametikoha peal ja nüüd ei ole enam inimest, kes sellega edasi tegeleks. Ehk nagu siit tabelist on ka näha, Folk kasutas neid maid seal, konkreetne ala, mis seal on, juulikuus on ju, siiamaani on protsess see, et luba on olemas, tegelikult seda luba ei ole, eks ole, et see aeg on juba möödas, et ehk see seis on täpselt selline, nagu ta minust maha jäi, kahjuks. Siis konkursi Kaunis Viljandi andmekorje, see toimus aastal 2024, eelmine aasta, tegime seal Arkes Surveys ja esimene siis on see pilt on siis sellest mobiilirakendusest, küsisime ainult 3 asja, et märgi palun siis ettepaneku asukoht kaardi peal, lisa siis vähemalt 1 pilt, et oleks aru saada, millest jutt on ja siis kes tegi ettepaneku. Võis panna nime, et põhjendus oli see, et kui me tahame seda pilti pärast kasutada, et siis me saame nagu viidata, kes on pildi autor. Kõik muidugi ei pannud oma nime, aga see ei olnud ka oluline. Ja statistika on see, et siis 13 juuni kuni 30 september tehti neid ettepanekuid. Kokku tuli 81 ettepanekut, osalejaid oli 2 tükki, aga see on vähe petlik, sellepärast, et üks asi on see, et mina kasutasin seda välitöödena, mina tegin 30 kirjat, aga anonüümseid kasutajaid oli 51. Ja see tähendab seda, et ettepaneku tegijaid ikkagi oli. Ja siin on siis see kaart ja kaardi peal, objekti peal lõpetes, mis me siin nägime, oli siis, kus see asub, pilt ja siis lõpus oli siis see ka nimi. Ja tuleb tunnistada, et varem sellist kodaniku aktiivsust andmete esinemisel ei ole olnud. See oli väga, väga abiks siis kodanikelt sisendi saamiseks. Ja võrdluseks siis nii palju, et kui seda rakendust ei olnud, me lihtsalt kutsusime üles, et palun öelge meile või andke meile mingi info, mis võiks saada, siis me saime umbes, ma ei tea, 5 ettepanekut. Nüüd saime 51, et kasv oli märgatav. Ja nagu ma juba ütlesin, rakendus oli väga mugav ka välitööde tegemisel. Ma ise kasutasin väga aktiivselt seda, sest tõesti, kui ma varem võtsin mingi kaardi kaasa ja märkisin kuskile, et üldse meelde jääks, kus ma olen käinud, mida teinud, siis nüüd oli ma neid telefon taskus ja sõitsin rattaga, väga tore. Ja aga samas oli pärast nende fotode töötlemisel ja andmete haldamisel natuke raskusi, sest ma ei suutnud leida viisi, kuidas kiiresti neid fotosid kõiki sealt kätte saada ja ei olnud aega enam ka tegeleda sellega, et küsida, et kuidas seda saab kiiresti ja mugavalt, eks ole, vaid tegin natukese kirvetööd, see oli kiirem. Aga teine probleem oli see, et kõik töötajad, kes nende andmetega eeldatavad, siis meil siis komisjonis tööd tegid, nad lihtsalt ei olnud selliseks digilahendusel põhinevaks tööks valmis. Ja sellest tekkis meil ka natukese tõrkeid. Nüüd hästi lühidalt neid asju, mis me seal nende 2 aasta jooksul vahepeal veel juurde oleme teinud. Viljandis ja parkimine tasuline, kes on käinud, suur poliitiline võitlus oli, ma arvan, see jätkub. Aga hoolimata sellest viimasest küsimusest ja meie sellisest poliitilisest või sellisest vaidlusest, kas me ei peab olema spetsialist või ei pea, siis ikka tullakse, aga kuule, meil oleks vaja seda või teist, eks ole, kas saab kiiresti? Ikka saab, teeme ära. Tegin kaardi, töötab siiamaani, nii töötas hästi poliitikutele eelnõude tegemisel rakendusena kui ka kodanikele praegu vahendamisel. Samamoodi, aga kas saab kiiresti mingisugust asja, et oleks vaja, ikka saab. Et see on siis, meil taustalugu on see, et see on sõiduteede hooldamise kaart ja meil vahetus hankepartner. Ja kuna meil varem oli hankes lihtsalt Exceli tabel, see tänave selline tase ja mingi kommentaar, siis tema juba oli targem, tahtis nagu saada kiiresti või mingit üldse mingit pilti, et kus ja mida ta tegema peab. Siis ma ütlesin, et saab küll, et aga kiiresti saab kinnistu põhiselt, et see ei anna nagu mahtusid, selles mõttes pindalaliselt mahtusid, et siin on ka 25 meetri laiused alleed näiteks koos nende hailasalade ja puudega peale, et selles mõttes pindalasid ei saa, aga seda, kust traktor põhimõtteliselt läbi sõitma peab, seda saab siit teada ja tasemeid. Siis on olemas ka linnahooldusel kasutada
põhimõtteliselt hooldusklasside materjalid, kus nad mida tegema peavad, millise hooldusklassi järgi. See töö on ka tegelikult üle toodud isegi mitte Microstationist, vaid AutoCADist, aga see vajab ka väga palju tööd ja see on haljastusspetsialisti töö nüüd, kes meil uus on. Pakendikonteinerid, see rakendus on meil kodulehel üleval ja tuli ka vajadusest, et kus need meil ikkagi pakendikonteinerid on ja andmed olid küll, aga tabelis ja aadressipõhised ja tegelikult väga head ülevaadet sellest ei olnud, siis ikka saab kiiresti, teeme ära. Panime need sinna peale, tegime natukese rohkem tööd, uurisime veel, mis see täpselt on ja on selline asi meil olemas. Mingid märkused ka veel vajavad ülevaatamist. Aga see rakendus on kodulehel täiesti kätte saada. No see on väike asi, hästi lihtne asi, minu töövahend nüüd planeerijana, et on vanad planeeringut PDF-il ja juhus, ongi PDF-i kujul, eks ole, tuleb projekt kah PDF-is, eks ole, ja siis on vaja aru saada, et kus see ehitusala on ja kui palju, mis need pindalad ja nii edasi on ja väga lihtne, ma teen screenshoti, lükkan selle georeferentsiga peale ja saan kiiresti kõik pindalad ja alad kätte. Mulle väga hästi sobib see töö, ma ei tea, kas keegi veel sellist asja kasutab, aga mulle väga meeldib selline töö. No siis on linnahooldusel veel kõnniteede hoolduse kaart olemas. Ja siis oli meil uue lasteaia potentsiaalse asukoha valimine. Ja see on ka põhimõtteliselt, siin on ainult alguses oli kas 5 või 7 pindobjekti ja hästi lihtne tabel, mis on aadress, mis on selle asukoha plussid ja miinus lasteaiana. Tõeliselt, mitte midagi, eks ole, joonistad mõned pindobjektid ja teed hästi lihtsa tabeli juurde, aga just kommunikeerimisel nii avalikes aruteludes kui poliitikutele töötas ülihästi. Nii, Ternopilist, käisime augusti lõpus Ternopilis külas Ukrainas ja väga palju ma sellest ei rääkinud seal, ma küll lootsin, et ma jõuan enne tänast uuesti Ukrainasse, saan rohkem küsida, kahjuks sõidame sinna järgmine nädal hoopis. Aga küsisin hästi kiirelt, kuna neil on kodulehel, see on kodulehest välja võtta, neil Google tõlkis inglise keelde ilusti, et kuidas neil neid e-teenuseid kasutatakse ja mis seal näha on. Nagu ma ei tea, kas te näete lugeda sealt, mis rakendusi neil on seal, et neil on seal siis samuti tali hooldusteedel on mingeid, hästi palju muidugi sellise kriisiolukorras vajalikku infot, kus on variandid, kus on meie mõistes siis kerksuskeskused, kus on veepumbad, mis töötavad siis, kui veesüsteem ei tööta, kus on need, siin on spordiväljakud olid siin, siis oli siin, millised poed töötavad, kui elektrit ei ole ja seal oli veel allpool veel, ma kohe võtan märkmed lahti, seal olid vist mingi planeerimist, tsoneeringud olid seal kirjas neil, siis olid mingid elektritõuksidest ja ebaseaduslikest ehitistest ja üht-teist veel, aga mõned rakendused olid neil ka, ma eeldan, et endiselt Google Maps baasil, aga ilmselt neil see töö käib, et need lähevad ka siis ArcGIS-i. Ja kuna see sama viimane punkt, see küsimus, et kas meil GIS-spetsialisti üldse vaja on, siis üks argument, mis meil on majas kõlanud, on see, et aga okei, väga tore, väga paljudel on küll need toredad rakendused, on ju, aga tegelikult ju keegi neid ei kasutaks, ole kodanikud, ma ei tea, kodanik isegi ei tea, et sul seal on, ta ei oska seda kasutada, keegi ei vaata neid, on ju. Ma küsisin Ukrainas, et kuidas neil reaalselt kasutatakse neid kaarte, ja kuidas on sõja algusse kriis seal mõjutab nende kaartide kasutatavust. Ja sealt öeldi väga kiiresti, et kui sõda algas, siis nende kaartide kasutatavus hüppeliselt kasvas. Ja väga tõsiselt, et selles mõttes kriisi olukorras selle info vahetus on kiire ja lihtne ja neid rakendusi kasutatakse väga aktiivselt, kui see põhjus on olemas. Ja et see on siis väga vajalik siis kiire infovahetuse mõttes ja kasvas kriisi või sõja alates hüppeliselt see kasutatavus. Meie üldplaneering on seisus, kus selles mõttes oleme natukese nagu see algas see protsess meil juba aastal 3 aastat tagasi ja see on seisnud meil vahepeal, enne kui mina sinna selle töö peale tulin, seisis mingi enam-vähem aasta aega, sellepärast et lihtsalt inimesed, kes sellega oleks tegelenud. Ja
ja meil on nagu töö käigus, muidugi nagu siin juba öeldi, üldplaneeringu koostamine on selline pikk ja mahukas ja väga suurt tööd nõudev protsess. Ja mis on meie nagu sellised õppetunnid või küsimused või mitte küsimused ka, aga mille otsa me oleme nagu põrkanud, on see, et kus oma andmeid esiteks hoida, et kas hoida oma serveris või hoida riigi pilvekeskkonnas või online keskkonnas või kus neid hoida enne. Mina isiklikult arvan, et võiks kõigis hoida, mis tähendab muidugi tööd rohkem, sest igal pool peavad õiged andmed olema, eks ole. Et see on selline back-up variant, eks ole, et kui ühega midagi juhtub, siis teises on olemas või midagi. Aga kui keegi, kõigil need teemadel, mis ma teile räägin, muidugi te võite pärast tulla ja arutleda, kuidas teil on või et selline suhtlus on oodatud. Ja andmete haldamine on väga-väga suur tööosa ja see kõik algabki andmetest, kus need peavad korrektsed olema ja see nõuab tööd. Muidugi seda me teadsime ja tõestasime pilvekeskkonnas asjad väga hästi ei tööta, et see andmete sünkroonimise teema, kui kellelgi jääb kuskil midagi pooleli või lahti või üles, et siis teine teeb sealt tööd edasi, pärast on seda segadust rohkem kui vaja. ArcGIS Online'is muidugi asjad väga hästi töötavad, eks ole, ja me kasutamegi seda peamiselt andmevahetuskeskkonnana, sest oleme aru saanud, et seda tööd on mõistlik teha igal ühel oma arvutis, et siis on kindel, et vähemasti kuskil on olemas see, mis peab olema. Ja et süsteemid hästi töötaks, peaks meil olema ikkagi spetsialist etteruttavalt, eks ole. Ja oleks oluliselt lihtsam ja kiirem see töö, kui meil oleks selline inimene. Ja väga palju muidugi tuleb sellist argumente, et IT-spetsialiste, et võiks, see on IT-põhine teema, et miks IT ei tee seda tööd, eks ole, ja meie konsultant siis meil on Artesterra ja nemad ütlesid, et näevad seda väga paljudes omavalitsustes, kus öeldakse samamoodi, et see on IT-põhine asi, et las IT teeb, eks ole. Aga see on nii valdkonna spetsiifiline, et tegelikult IT ei tee seda. Et nad kuidagi neil ei ole aega ega ruumi nagu õppida seda valdkonna spetsiifikat selgeks. Muidu võiks ju teha küll, aga neil on ju 123 muud asja, mida nad peavad tegema ja nad ei tee seda valdkonna spetsiifikat selgeks. Ja siis kas on spetsialist KOV-is vajalik? Minust on see väga, sest rumal küsimus, loomulikult on vaja. Aga meil Viljandis ei olegi spetsialisti, väga kurb. Ja ma olen üritanud ja võidelnud selle nimel, et selgeks teha, see on nüüd küll eelmine valitsus aga samas mõned ametijuhid on meil endiselt samad ja oleme argumenteerinud, vaielnud, oponeerinud väga palju sel teemal, et milleks meil ikkagi on, meil on ju kõik töötab, eks ole, kõik andmed on ju olemas, Evalt töötab ka väga hästi, eks ole, kui me räägime planeeringutest ja mingitest muudest asjadest. Ja siis ma vahest lihtsalt tohkan ja ütlen, et kuulge, et asi ei ole ainult selles, et inimesed saaksid andmed kätte, vaid see on muidugi tore, kui inimesed saavad väga lihtsalt ja kergelt need andmed kätte, need rakendused on tehtavad, need ei ole väga keerulised, nagu näha. Et aga tegelikult küsimus ei ole ainult selles, et me vahendame need andmeid inimestele, vaid see on meie enda töövahend ja enda töö võiks ju ka olla mugav ja lihtne ja need võiks olla nagu kuidagi mõnusamalt haldavad, kui põlve otsas teha midagi või Exceli tabelis. Nii et ma siia rohkem teksti teile ei pannudki, see on mõnusa sigri-migri. Ja kui on küsimusi sel teemal või tahate arutleda, siis ma kuulan suurima rõõmuga kõike seda, mis on neil teemadel öelda. Suur tänu!